Uue sajandi esimene koolipäev. Kohaliku bussi liiklusgraafik sunnib unesegaseid lapsi kooli tulema hirmvara. Metsküla algkool on meie tänase koolihariduse hädade ja murede üsna igapäevane näide. 1979. aastal 130-aastase maakoolina ta suleti, et 89. aastal veel kord ellu äratada. Täna on siin 6 klassi 22 õpilase ja 3 õpetajaga. Ja ometi ripub pea kohal ka siinse kooli sulgemise oht. Läbikukkunud põllumajanduspoliitika järellainetusena on tööjõulised inimesed lahkunud linna, vald on vaene, lapsi jääb maal nii väheks, et kool tuleb likvideerida. Lihtne ja paratamatu, ütleb meie aja majanduspragmaatik. Kas ei peaks sääraseid koole lausa looduskaitse alla võtma? Sureb kool, sureb küla. Kas täna hommikul ka unimagus oli veel? Ei olnud veel, saite just üles. Tere hommikust. Tere hommikust. Olin Tallinnas, eelmist teisipäeval tuli või? Ma nägin, kui sa läksid, aga ma siin tulemast üle näinud. Siin on nüüd nende projektide sisu kokkuvõte, mis on siis tehtud 98. aastal. Minu oma tüdruk. Minu oma, kes see? Mul on Madisega rääkinud, minu kohta. Ma olen üldse oma kohal. Mis te väiksed ära võtsid? No aga need olid jõulukuust kaardi peale jäid alles. Oled metsakuused? Ega me mingid metslased. Me pole mingid metslased metsas enam. Ma tean. Mis? Paadaks? Aga ma mäletan, ma tahan tõlda. Lase ennast hästi lõdaks. Peale pikka vaheaegu, kellele terele ma jõudnud veel. Ma kirjutan täna siia ahju pealt ühe arvu. Te olete seda kõik päris palju ilmselt näinud, kuulnud, mis arv see on? 200. Ja mida see nüüd näitab? 200. No nii räägimegi, teil oli nüüd pikk vaheaeg ja kuidas teil see aasta 2000 tuli, kas oli midagi teistmoodi ka kui muidu? Aastanumber muutus. Aastanumber muutus küll, aga mis sinul oli? Kas sul see aastavahetus oli teistmoodi kui tavaliselt? Ei tea. Raul? Minu meelest oli palju igavam. Igavam oli. Ja siin on eri arvamusi ja neid peabki olema. Kas teil kodus on ka juttu olnud sellest või olete ise mõelnud? Milliseid soove teie tahaksite seal uues sajandis endale ja teistele? Töökohti võiks maal rohkem olla. Ja see on osa paljude probleeme. Anne-Mene. Inimesi võiks ka nagu küladesse rohkem tulla, sest siin on nagu põhiliselt niimoodi vanemad inimesed, et need nagu surevad ära ja siis võiksid nooremad nagu uuesti asemel tulla. Asfalteedeks teha. Koolimaja võiks suurem olla. 2 klassi. Kõige tähtsam, et me kool püsima jääks. Nüüd võtame välja kõik oma vihingud, kuhu me kirjutasime oma vaheaja plaani. Ja siis hakkame koos vaatama, kas sa tegid seda, mis sa vaheajal plaanisid teha. Nii, Piret on esimene.
Esimene õpetan kutsikat kaelarihmaga jalutama. Väga tubli. Sul oli väga hea kavatsus õpetada oma kutsikat kaelarihmaga jalutama. Kas see sul õnnestus? Nii, räägi, miks ta ei õnnestunud? Sellepärast, et isa ei teinud kaelarihma valmis. Nii, et see ei olnud nagu sinu süü siis, eks ole, et see punkt täitmata jäi. Aga vähemalt sul kavatsus oli hea. Nii, Mariann, mis sinul oli? Tegin päkapiku. Tegid päkapiku. Millest ta tegid? Niimoodi, et vahepeal võtsin traadi ja siis ma panin selle vatika, vati panin sisse ja panin vanad sukapüksid ümber. Tegid niisuguse mehikese enda. Kas sa jäid rahule, oli see ilus? Nii, Johannes. Suusatanud. Nii, räägi, kas said suusatada? Ei saanud suusatada, räägi, miks ei saanud? Vähe lund. Vähe lund oli, ei saanud. Ja teine raha tegemise võimalus mõisnikul hakkas nüüd olema see, et ta hakkas oma maad müüma. Ja selle maa eest nõuti meeletut raha. Ja kui me rääkisime teiega, et või kilo maksis 5 kopikat, siis seda raha andis ikka kokku korjata. Mõisnik ei saanud seda raha korraga kätte. Jupi kaupa sai, nii kuidas talumees korjas. Ja sellest saadi siis raha, et minna oma tütarde ja poegadega Euroopasse lõbutsema, panna neid kooli ja ehitada uusi mõisu.